31% ja laenude tasumisel 25%. Majanduskriis on sügavalt mõjutanud üliõpilaste toimetulekut. Küsitlus näitab, et üliõpilased rahastavad kõrghariduse omandamist peamiselt tööl käimisega. Noorte töötute hulga suurenemisel kasvab ka õpingute katkestamine. Ligi 2/3 vastanutest leidis, et nad ei tuleks tööl käimata rahaliselt toime. Läinud nädala seisuga on Eestis sel aastal lisandunud 409 HIV nakatunut ning 34 inimesel, sealhulgas on AIDSi haigestunud 286 inimest. Afganistani valitsuse uurimine 10 tsiviilelaniku hukkumise asjaolude kohta tegi kindlaks, et välissõdur Raul Ranne ning kella 2 alates saade Ave Marleen ja Jüri Mutika seda vedamas. Ja siis läheb veel programm tegelikult ka edasi, Vanemuise veerand eetris ja päevapilk loomulikult ka, mis siis, et on 31. detsember, ikka saab tagasi vaadata sellele päevale. millega oleks saadud ära hoida siis selle vanu oli võtta 3 korda ümber teinud, nii et alguses oli variant A, siis tuli variant B, nüüd on variant C juba. Ei lähe käima. Aha, selge. Et igasugune niisugused ekstrad, jah. Mitte ka filmida. Võib filmida või? Ei taha mina. Ei, just filmin tegelikult Lumist Tartut. Keegi eriti nii ei filmi seda. Ja 20 aastat vast vaadanud. Seda küll jah, aga seda Lumist Tartut ei ole tükk aega olnud. No ei tea midagi, eelmine aasta oli ka paar Lumist. Novembris oli hästi võimas lume ja sammakas. Jah, aga iseenesest praegu on nagu hoidnud kogu aeg temperatuur. Isegi 13,5 kraadi.
156A uuele. Sõidame, aitäh. Aitäh. 76 Anne Peatus. Ja tere õhtust 76. Ja hästi. Palun Aardla 116 ja 1. Aitäh. Aitäh. Hotell pime. Päris kummaline, et vahetult enne masu vorbiti üles hulk hotellisid. Nukras seisus. kelle väljaandeid on sarjast Mõte ja Mõõk, kuhu kuulub ka see väljaanne juba avaldatud varemgi. Ja põhimõtteliselt on see väljaanne pühendatud 20. sajandile ja võib öelda, et seda väljaannet on koostatud päris pikka aega. Vahest tehakse selliseid etteheitusi, küsitakse, miks näiteks entsüklopeediat tehakse küll, aga seda laadi põhjalikke väljaandeid tegelikult koostataksegi üsna pikka aega, üsna põhjalikult, kaalutletult ja teinekord on vaja ka teatud ajalist vahemaad, et asju üldse õieti hinnata. Ja selle kaheküljelise väljaande saamislugu on üsna põnev, ses mõttes, et selle väljaande Oettinger tahab vähendada Euroopa Liidu sõltuvust Venemaast ja fossiilkütustest. Oettingeri sõnul on sõltuvust Vene gaasist võimalik vähendada muuhulgas läbi Türgi kulgeva Nabucco gaasijuhtme kaudu. Fossiilkütustest vabanemise Põhja-Aafrika päikeseenergia. Muuhulgas avaldas volinikukandidaat arvamust, et Baltimaade gaasivõrk tuleks ühendada ülejäänud Euroopa Liidu võrgustikuga, et suurendada Balti riikide energiajulgeolek.
Sotsiaalministeerium ära teha, saab Justiitsministeerium ära teha, et eks kõikidel on siin oma roll, et ma arvan, et kogu kogukond peaks väga selgelt vaatama, et kui 2008 ja 2009 võrrelda, siis aastaga meil on enesetappude arv 40 juhtumi võrra suurenenud, et see on kindlasti mõtlema panev. Mis on toimunud näiteks uppumistega? Uppumiste arv on aastaga vähenenud. 2008 uppus 77 inimest ja 2009 uppus 63 inimest. Siin on oluline vendus ja nii edasi, et mis arengud selles valdkonnas olid 2009? Organiseeritud kuritegevuse osas ei olegi välja tuua sellist ühtegi väga kindlat trendi, et organiseeritud kuritegevus Eesti jaoks ei ole väga suur probleem. Loomulikult sellega tegeletakse, et ta ei saaks ühel hetkel Eestile probleemiks. Mis puudutab terrorismi, siis Eesti on ikkagi Afganistan, mis neid kulusid tõstavad. Ja täna nii kaua, kui me ei ole kindlad, et meil on rahalist kattet, on meil väga keeruline nagu üht või teist muudatust. Taotlejate ring on suurenenud, ma võin siit mõned arvud näiteks tuua, et kui aastal 2008 oli taotluste arv circa 60 000, siis me prognoosime, et aastal 2010 võib see tõusta kuni 170 000-ni. Ja samal ajal suureneb ka summa ühe taotlejate kohta ja muide vaatamata sellele, et toimetuleku toetuse piir on jäänud samaks, toetuse summa ühe taotleja kohta suureneb ikkagi just tänu eluasemekuludele. Jätkuvalt käib see kõik läbi kohalike omavalitsust. Kas te usaldate kohalikke omavalitsusi? Omavalitsustele anti suurem otsustusõigus, siis igal juhul on see ennast õigustanud, ja miks on õigustanud? Sellepärast, et tegemist ei ole nii-öelda universaalse toetusega, mida mingitel tingimustel igal juhul kõikidele makstakse, vaid ta